Gorbatšovil muuseas meeldis istuda, kuna siit lahvale lehvitada ei saa, siis Gorbatšov istus selle istme peal siin ja tema tahtis rahvale lehvitada, tema istus siin ees, siin pingi peal, niimoodi. Ta on mingi väiksem mees kui mina, näed, ma ei saa siin üldse istuda, siis ei liigu kuhugi. Ja Gorbatšovile meeldis siis rahvale siin lehvitada niimoodi, aga tagaistmelt ta seda teha ei saanud. Küsimus, kas sa juhuslikult panid need kojamehed niipidi või? Tegelikult mul on puudu. Siin ühe varre otsas oli 2 kojameest. Oli, jah? Ja teine tuli siia teisele tulema. Ja mul on puudu, mul lihtsalt ei... Ja noid ma ei leidnud kusagil. Nii et samasugune kojamees tuli ka siia teisele, tuli üleval. Kui üks käis alla, nad nii liikusid. Ja see ma sõitsin Kiievist selle autoga siia, keskmine kütuse kulu 27 liitrit 100. See on siis põhiauto, mida inimesed tahavad väga huvi suur, et see on siis tolleaegse kaitseministri Ustinovi auto. Ja Ustinov ei sõitnud taga midagi, sest tal on kogu täielik dokumentatsioon ja paberimajandus kaasas, et sõitis ta selle autoga ainult seal 100 kilomeetrit. Ta oli haige mees, aga siis juhtus selline lugu, et Ustinov läks taevastele radadele ja tuli asemele Sokolov, järgmine kaitseminister, aga kelle valitsemise aja jooksul juhtus selline asi, et keegi saksa kodanik Mattias Rust maandus oma lennukiga Punasel väljakul ja Sokolov sai kinga kaitseministri kohalt ja see auto loeti, et on määritud ja anti edasi ministrite nõukogu esimehele Reškovile. Aga Reškov oli elu nalja ja napsumees ja tema pani selle autoga nii, et läbisõit oli 80 000. Siis hakkasid perestroika tuuled puhuma ja liidu lagunemine ja Sevardnadze tollane välisminister kinkis selle auto Gruusia patriarhile Ilja teisele ja sealt see auto jõudis lõpuks tema risti tütre minuni. Ja tegemist on täielikult igat süsteemi dubleeriva süsteemiga nagu süütesüsteem on nii kontaktega kui elektrooniline süütesüsteem on nende vasksukkade sees, kutsuti ekraniseeritud süütesüsteem, et näiteks aatomisõja puhul selle auto seisma jäänud, see sõitis edasi. Pidurit on igal rattal on 2 supportit, 2 süsteemi, 3 pidurivõimendit, pidurit on Rolls-Royce'ilt ehk Kirlingi toode ja karburaator on 4 tüüsiga ja 2 ujukiga 2 pool, nii et kõik oli isakeste elu pidi olema täielikult kindlustatud ja mitte kuhugi tohtid nagu autorikke tulemusel kuhugi seisma jääda. Peal oli konditsioneer töötas ainult taga auto osas, kui klaas üles tõsteti, siis juhtidele sooja või seda külmemat õhku poolt ette nähtud. Mida kõige huvitam, et meil loetakse väga prestiižseks nahksisu, aga siin sellel autol oli nahksisu ainult juhtidel, aga tagameestel oli samet, sest et see oli tookord prestiižika. Nii, võtame siis seltsimees Ustinovi koha sisse. Nii, näete, siin ega seltsimehel ruumi oli, seltsimees nautis elu, samet sisu. Ta oli kindlustatud, kui ta tahtis, siit käis klaas ülesse, ta sai ennast eraldada, sai siin salajuttu puhuda, tagant oli suur konditsioneer, mis seda ruumi toitis ja jahutas, ette seda konditsioneeri on ette nähtud. Auto on osaliselt soomustatud, uksed kaaluvad siin ikka oma pea 300 kilo, et 3-kordsed rasked plekid, tööd oli taga palju, aga selle auto koostes, kui me ta lahti võtsime, oli ikkagi näha, et see nõukatöö oli ikkagi nii üle, ma ei taha ütelda halvasti, aga väga madala kvaliteediliselt tehtud. Auto peale oli kasutatud 200-300 kilo, me täpselt ära ei kaalunud tina, millega neid nurki ja karpe siluti, et meie keretööde käigus tegime uued plekid ja vähemalt ainult piirdusime 50 kiloga, sest et mõned originaal-jupid tuli ikkagi tagasi tinaga panna. Ja sisu on tal tehtud Karjala sellest kasest, mis meil väga ka hinnas on, et puitsisu, tookord seda väga kõik hinnati, nii et jah,
tegemist on 6,3 meetrit pika autoga, mis kaalub 4,6 tonni. Jah, et siin sai kasutada neid lisaistmeid, aga seda, need on nii, et kui neid vaadata, siis need on originaalis, need on nagu uued, neid ei ole kunagi kasutatud. Sest siia isake ei tahtnud siin niimoodi istuda ja autol on 2 käepidet, et saad nii tagant ukse lahti võtta, kui siit eest ukse lahti võtta. Et eks see ürituse siin saigi korraldatud rohkem, et tuua kokku rohkem kohalikku inimesi ja propageerida ka meie nagu erakonna neid mõtteid ja loosungeid ja mis me tahame teha, et inimestele oleks ka mingi osaline selgus, ühesõnaga ühendada meeldiv kasulikuga, et tutvustada oma kollektsiooni ja tutvustada meie erakondlikku seda, et praeguse seisuga on meil siin käinud läbi kuskil 600 inimest hommikust saadik, et loodame, et neid tuleb ikka veel ja eks meil on siin, vallad on erinevad, iga valla programmid on meil seal laua peal võtta, registreerime oma inimesed, kes tulevad, ütleme neile, küsime ära, millisest vallast nad on ja anname vastav valla sisu, et meie esinumber siin või Riigikogu liige Rain teeb väljas suppi, tegeleb ka nende inimeste teavitamisega, et me oleme siin Põlgi EKRE jõududega kohal ja seoks sai ta juba hakkas saama 20 aastat vähemalt tagasi, et kui esimene auto sai muretsetud, mida küll enam ei ole alles, sellepärast, et ei olnud kogemust, ei olnud mõistust ja lihtsalt see kvaliteet, millega ma ise esimese autoga välja tulin, ei rahuldanud pärast ja nüüd on siin ikka need järglased ja haigus süvenes ja nii nad on siia kogunenud tänapäeval üle 20 auto. Ja kõik haruldased, mul ei ole selliseid, ütleme, igapäevasõidukeid, siin on vähe, mõni unistuse auto ja mõni teise klubimehe auto, aga KGB autode rida siin ju maailmas ainulaadne, sest siin on 2, mida on ainult 1 eksemplar, et teised on kõik ka nii, et toodetud ju ainult mõni 100, ja vanakesed, et need on enne sõjaaegsed ja pole säilinud. Et see on nagu kollektsiooni kõige uhkem osa ja muidugi teises ruumis olevad Vene valitsuse, kommunistliku valitsuse autod, mis olid tehtud ikkagi isakestele väga, mis inimesi tegelikult kõige rohkem siin muuseumis huvitavad. Et need sillid ja siis need ka kõige esimesed Leningradis toodetud Leningrad 1, mida paljud inimesed ei teagi, et üldse eksisteerisid. Ja muidu ka Tšaikad ja Simmid ja isegi Hirvoneni ralliauto on siia kohale aetud. Et see on kuulsa rallisõitja Hirvoneni auto. Siia Eestisse tund siin ära renoveeritud, et ühtegi rallit ta sõitnud ei ole, nii et ta on täis ilus ja hiilguses kogu turvavarustuse kõigega. Aga elu on edasi läinud, et nii kaua kui ta valmis sai, et ta on Ford Sierra baasil 4-rattaveoga. Et aga tõenäoliselt jääbki museaaliks, sest et turvanõuded ja kõik on karmistunud, nii et seda autot nagu rallidel enam ei lubata kasutada. Elu on niimoodi, et kõik need autod, mis siin on ka meie kallis armas valitsus, või ma ei taha ütelda kallis armas, aga rahvast nööriv valitsus maksustanud. Tegemist on nagu autodega, mis kunagi ei liigu, mis on siia tehtud hoole ja ütleme suure armastusega ja vaevaga kõik pandud, et nad säiliks tulevastele põlvedele, et kuskil maailmas sellist asja ei ole, et muuseumi eksemplarid oleks maksustatud. Et see on täiesti häbiväärne, et nagu siin on see summa, kuna autod on küllaltki rasked ja suured ja siis see maks oleks küllaltki ränk olnud ja selle ma võtsin autot, lihtsalt pidin registrit kustutama, jätsin siin ühe pulma autoks, mis me kasutame ja Tšaika 2 autot, et need on ainult arvel ja nende pealt siis tuleb see maksuke ära maksta, midagi teha ei ole.